ja minu plaan oligi tegelikult kõik tulbid kätte saada koos oma varrega, aga noh, nüüd läheb siin aega. Ja noh, mis veel olen ära teinud, et kui nad olid oma õitsemise lõpetanud, siis ma loomulikult võtsin selle seemnekupra siit ära, et ta siis liigselt ei kulutaks oma energiat seemnete kasvatamise peale, vaid siis suunaks tagasi jõu siia sibula sisse. No tere taas tulemast Fortunami aiapäeviku lehele ja hirmus hea on näha, et nii paljud inimesed on selle kanali omaks võtnud ja tulnud ka selle kanali tellijaks. Ma olen oodanud tükk aega, kuni need tulbid ometi hakkaks kolletuma. Need on väga olulised tulbid, kuna need tulbid olen ma aastaid tagasi leidnud siit samast aiast muru seest ja siis need vaikselt putitanud. Ja siis ma avastasingi, et lisaks selle, et nad on tublid paljunejad, ongi need sellised vana aja tulbid, keda võib mitu aastat ühel kohal hoida, punased ja kollased. Ja nagu näha, siis nad on kolletuma hakanud, nii et ma ei tahaks neid kuidagi kaotada, et praegu viimane aeg hakata siit vaikselt minema, et ma nad kätte saaksin. Et need on selles mõttes siit peendrast raske välja kaevata, kuna mul on siin selline savikas muld ja meil pole ammu vihma sadanud. Ja see tähendab seda, et kui ma hakkaks neid niimoodi siit karvupidi tõmbama, siis ma lihtsalt tõmbaksin selle rohelise osa lahti ja neid sibulaid ma ei leia mitte kunagi siit üles. Aga noh, selles mõttes ma väga ei muretse, kuna mul on niikuinii plaan osad neid siia sügisel tagasi panna. Nii, ja ma saingi hakkama sellega, mida ma kogu hinges soovisin vältida. Et miks üldse hakata tulpa välja kaevama siis, kui nende varred kolletuvad, on see, et oleks võimalik neid sibulaid kätte saada. Ja see on täpselt see, mida ma tahtsin vältida. Nii et hakkame nüüd siis, ütleme niimoodi, et läheb kauem, kui ma esialgu arvasin. Juba tulevad. No see on küll täiesti õitsemissuuruses sibul, nii et ma lasen ta nüüd ilusti ära kuivada kusagil, kus õhk liigub, see paberkoti sees, aga niimoodi, et päikse kätte ei jäta. Ja sügisel on mul oma istutusmaterjal olemas. Et tulpide puhul ka, et kui te sügisel juba näete neid imelisi tulbisortide valikuid, siis väike nipp ka teile, et kui te tahate tõesti mingit efekti saavutada, siis võtke ühte või kahte sorti, ikkagi minimaalselt 50 sibulat ja siis, kui nad õitsevad, siis te saate aru, et just neil on selline kollektiivne teadvus ja kollektiivne ilu, et kui neid on palju ühel ajal, siis tuleb see ilu välja. Et loomulikult ma saan aru sellest kiusatusest, et pakutakse ju imelisi tulbisorte ja nad kõik on ju fantastilised ja erinevad tüüpi tulbid, siis tekib suur kiusatus neid kõiki osta, igat ühte üks pakk, igat ühte viis sibulat, aga siis kevadel on kõik nii selline virvarv ja kirju ja tegelikult sellist head üldmuljet ei saa. Nii et proovige, ostke kas või mõni algusel. Vau! Kus see on palju nüüd alles. Et ostke kas või mõni algusel niimoodi, et pange ühte kohta kokku niimoodi 30-50 sibulat ja siis te näete, ega ilma asjata ei käida Kirnas siin Eestis varakevadel seda sibullillede nii-öelda festivali vaatamas, et ei peagi enam Keukenhofi sõitma Hollandisse. Meil on Eestis ka sellised imelised kohad olemas, kus on ühed imelised inimesed, kes ka siin meile selliseid elamusi loovad, ehk siis Kirna mõisust võite vaadata. Saate järgmiseks aastaks plaane teha. Ja minu plaan oligi tegelikult kõik tulbid kätte saada koos oma varrega, aga noh, nüüd läheb siin aega. Ja noh, mis veel olen ära teinud, et kui nad olid oma õitsemise lõpetanud, siis ma loomulikult võtsin selle seemnekupra siit ära, et ta siis liigselt ei kulutaks oma energiat seemnete kasvatamise peale, vaid siis suunaks tagasi jõu siia sibula sisse. Et siis mina saan ta üles võtta iga paari aasta tagant ja uuesti maha panna ja jällegi saada neid imeilusaid õisi, mida on ka nagu väga hea vaasi lõigata. Ja tulbisibulaid siis paljaste kätega võib-olla mitte kätelda, et ma tean, et paljud armastavad paljaste kätega aias toimetada, et selline teistmoodi kvaliteet ja mõnus tunne, aga tulbisibul on natukene selline mürgine või toksine, et võib põhjustada nahaärritust, nii et siis ikkagi kindlad kätte.
kuna meie aed on selline aed, kus on juba väga pikalt aiandatud ka enne meid, siis siit nii-öelda rohuplatsidelt vahepeal ikkagi leian selliseid kultuurtaimi. Ja eks ma vähehaaval olen neid ka siis nendesse uutesse rajatavatesse peenardesse ümber tõstnud, need, mis mulle tunduvad siis väärtuslikud. Ja see leht vihjab ka, et tegemist ei ole botaanilise tulbiga, vaid siit võib midagi head tulla. Selleks, et siis saada neid tulpisid ka kätte päriselt, on vaja nad välja kaevata siis, kui neil on lehed veel küljes, aga nagu näete, siis need lehed on hakanud kolletuma, nii et ta on valmis ka nii-öelda puhkama minema. Praegu siis häirib neid kõige vähem. Lasen neil siis karbi sees lõpuni kuivada ja sügisel siis maha. Et vaatame, mis ma siit kätte saan. On väga võimalik, et siit tuleb selline väike puru, sibulapuru. Aga ei teagi. No see on ju täitsa tulbi nägu. See päris suur. Ma arvan, et kui ta ühe aasta nüüd kosub veel kusagil heas peendras, siis järgmine aasta saan ma teada juba, mis värvi tulbiga siis tegu on, mis on ennast siin maja ees, murukamara sees. Ma arvan, isegi võib-olla aastakümneid peitnud. Selles mõttes on need vanad sordid ikkagi toredad, et nad on ikkagi väga leplikud. Isegi kui neil pole võimalik õisi anda, siis nad naljalt välja ei lähe. Nii, nüüd need on 2 nädalat saanud rahulikult kuivada. Nad olid mul puukuuris. Nad ei ole küll veel lõpuni kuivanud, aga nad on piisavalt kuivad, et ma saaksin selle ülejäänud pahnasid ära noppida ja sorteerida sibulad siis 2 suurusesse. Et ühed on need suured, mis on absoluutselt õitsemissuuruses ja teised on siis need pisikesed, mis lähevad eraldi peendrasse ja kavatsen neid siis poputada seni, kuni nad on ka piisavalt suureks kasvanud ja saavad oma õisi näidata. Et see esimene 2 nädalat nad kindlasti ei ole nüüd lõpuni ära kuivanud. Et edaspidi ka ma hoian neid seal samas puukuuris, kus on mul hästi hea õhuliikuvus ja samas ei saja neile vihm peale ja päike samuti ei paista neile otsa peale. Nii et siis septembris või oktoobris, vaatame, mis see ilm teeb, saan nad siis uuesti maha panna. Siin on mul need mõned sibulad, mis ma siis maja eest murukamarast leidsin. Ja no väga ilus, ma olen täiesti hämmingus. Et ikka veel aastaid hiljem see murukamar või rohukamar annab välja väga huvitavaid taimi. Nii et need ma panen kohe täiesti eraldi paberkotti, sest see on mul selline väike hobi, et näha siis, mis värvi ja millise õiega tulbid siit siis tulevad. Ja üks siniliili ja üks kägu on ka tulnud. Tema panen eraldi, tema läheb teiste siniliilijate juurde. Nii selle 3 koti läbisorteerimine võtab tegelikult omajagu aega. Aga kui siit vaikselt minema hakata, siis polegi tegelikult asi nii hull. Siin on väga selgelt näha, et see sibul näiteks on kindlasti õitsemissuuruses. Nad ütlevad, et kuskil 10 sentimeetrise ümbermõõduga annab kindlasti õisi. Aga mul ei ole ka mingit tööriista tehtud. Mul oleks tegelikult vaja sellist toru, kus ma saaks nüüd läbi vaadata, et kas läheb läbi või ei lähe läbi. Kui läheb läbi, siis läheb nii-öelda beebide peendrasse ja kui ei lähe läbi, siis saab sinna peendrasse, kus nad siis peaksid õitsema. Aga tegelikult ma arvan, et ma olen ka selline aetnik, kes seoonlauda ei kasuta ja silma järgi saab need päris ilusti, päris kenasti ära sorteeritud. Nad on päris kenasti kuivanud, kuigi nad on olnud ainult 2 nädalat mul maa seest väljas ja see vana juur ja välimine kest tuleb ilusti ära ja see sibulakand on täiesti ilus, puhas. Nii et ma võiks öelda, et see on peaaegu nagu poest ostetud. Aga on natuke uhkem tunne, et need on ikkagi enda aiast korjatud tulbid, muru seest leitud ja siis korduvalt üles võetud ja ilusaks suureks kasvatatud. Nii, aga mina jään nüüd siia natukeseks neid sorteerima. See ongi selline tegelikult vihmase ilma hästi mõnus nokitsemise töö. Ja kõige raskem töö on muidugi see, et nüüd ei tohi unustada neid tulbisibulaid suvitama sinna puukuuri. Et tuleb ikkagi jälgida ja meeles pidada, et nad saaksid septembris või oktoobris maha ja saaksid uuesti kasvama hakata. Et ilmselt nüüd see ongi kogu selle aastaringi käiva protsessi juures kõige raskem osa, et neid mitte ära unustada.